Nii, oleme siin, tähistame ja siin Santa Susanna ja ahoi ahoi, Raula Roomas ja Caroline Baas, seal nad on. Nii, meie naabrid. Kuidas teil läheb? Alati särav Caroline Baas, te vaadake, tema meik ei ole siiani, mitte midagi sellega ei ole juhtunud. See on nüüd küll viimase 6 aega peal olnud ja see püsib. Püsimeik, püsis ära. Kuidas tänane päeva möödunud tüdrukud? Miks te tulnud kaasa elama? Kas te teate üldse, mis spordisündmus täna üldse oli? Küsime nii. No? Jaa, õbe oleks võinud olla kuld, kui te kohal oleks olnud. Aga miks te kohal ei tulnud? Minu väga otsene küsimus, miks te kohal? Mis teil enda kaitseks öelda on? Tegime trenni. No kuule, päev otsa te küll ei tee trenni. Kes me jalutamas? Õhtune plokk oli, kutsusin enne kõiki kaasa elama, mul oli piinlik, saal oli tühi. Oli väe, jah, vae. Pühapäeval tüdrukud, kui bikiinid on, ma keelan poistel kohale tulla teile kaasa elama. Sobib see teile või? Siin on väga läbi, kuule me saame medaleid, meil on praktiliselt vaata, et hakatakse hümni mängima ja mitte ühtegi bikiini naist ei ole meil vaatamas õhtul seal. Appi, meil on, ma ei tea, turiste on kaasas, terve bussi täis. Homme tuleme. Aga mis homme toimub, rääkige, ma tahaks ise kuulata. Sina lähed ju. No siis Oti pärast tuleme ikka kohale, muidugi te jõua seda kisa pärast ära kuulata, juba täna ma vihjen annan ette, eks ole ju. Homme tuleme. Nii. Aga olete muidu eluolugu rahul, vaadake, mis meil siin toimub. Meil on ilus bassein, helesinine, kell on 9 õhtul, vaadake, mis toimub. Meri on taamal. Kus juures, teate, ma vaatasin hommikul, meil olid naabrid, vaat seal samas naabrid, kus ma praegu näitan rõdu peale, seal oli telk väljas. Inimene oli makstud, ei, tegelikult makstud ekstra delegaadi paketi ära ja toad olid otsas ja vend pandi rõdu peale telki elama. Oli küll, aga ta sai, nagu boonusena sai siis selle nii-öelda selle Grimmi kauba peale nagu. See oli tegelikult see lugu. Sa mõtlesid välja praegu selle ega? Ei, jah. Aga tegelikult on ilus. Ma olen jumala rahul, vaadake, kui ilus siin on õue peal. Ja loomulikult Reep Peinart on siin toas, vaadake, perekond, kulturismi ja fitnessi perekond peab oma keskis aru siin. Oi, aga meil on külalised, keegi tuli. Aga siit lõpetame. Spordipäev number 2. Teine võistluspäev on läbi ja medalisadu, hõbemedal siin ja pronks on siin. Nii, ja seal on vennad hõbedad ja siin on Reep Peinart, eilne 5. koha mees. Te vaadake, kuidas Peep teeb sampuse lahti. Ta on 2 päeva järjest harjutanud. Viies ei ole häbiasi, aga vaadake, kuidas mehel näpud käivad. Ta on 2 päeva ainult pudelid lahti teinud. Oi, aga kes siin on? Perekond Eri võib vist nii õigata küll juba. Oi, saluut taevasse, pauh, ma ei tea, see kork õllib siiani, saadame teda, vaadake. Ja nüüd ta tuli maha kuskil, põmm, siin, näete, jube pikalt oli õhus see poiss. Reep Peinart. Ma siis võtan, jah. Reep Peinart, go! Ei, karupojale ei tohi anda, tal kõht valutab pärast. Ei ole hullu. Vastab ära ikka. Raisk kraadi pauku, sa tegid siin. Kõigil tatid koos, mis toimub poisid, jah? Ei, no sportlane, see on näha, ega ta esimest korda nägi sampust praegu, ega see on täiesti kaine nagu kaljamüüja. Siin ta on. No kuidas jäite täna fännikas, jäid rahul etastega ka või? Jaa, väga nauditav. Fännid? Ei pidanud silmi maha lööma, kui lavale tulin. Head poisid olid lahingus. Olid. Sülge pritsib. Mainime, et täna saalis oli vähemalt tunda eestlasi. Mul oli, ma ei tea, kuidagi vitsaga sai aetud, aga vist 19 fänni oli vist. Siin ta on. Pronks täna, oleme ausad, sats oli kõva ja ega siin ma vaatasin, kui siin medalt tulnud ei oleks, siis oleks võib-olla natuke pettunud, aga ega siin oli top 5 oli ikka päris korralik. Nii et ma olen ise rahul, nii et tšuus. Teisiti ei saagi, rahul peab olema. Oe, aga mis ei ole ikka tähistama nüüd? Muidu medaleid ei tule kokku.